Saarte Hääl, saarlaste päevaleht. Mitte midagi ütlev, aga mäletan suurepäraselt, et siin natuke nende mändide vahel seisis millegipärast üks tünn, üks ilus tõrvatud tünn. Ja seisis ta seal aastaid, kuni ükskord vitsad kukkusid ära ja need vitsad on praegugi seal metsa all ja ilmselt põletasime need tünnilauad ka ära. Aga ema siis juba, kui ma olin niisuguses teadlikuma seas, ikka korduvalt rääkis mulle, mismoodi sellest tõrvaahjust, hakkas rääkima sellest tõrvaahjust ja kuidas siis papa ehk vanaisa seda tõrva ajas ja kuidas tema oma pisikese õega olid isal abis. No see oli ikka minu jaoks väga huvitav, et kuidas nad siis said abis olla, niisugune suur töö, nagu on tõrva ajamine. Vanaisa siis kogus sügisel kuivanud männi käinud kokku ja kevadel hakkas see tõrva ajamine ja siis lapsed abistasid oma isa niimoodi, et olid siis 2 mehe sae teises otsas ja need tõrvakändudest saeti sellised väikesed küllaltki õhukesed pilpad ja siis tüdrukud panid need pilpad korvi ja andsid isale kätte, kes oli siis selles tõrvaahjus sees, siseahjus ehk emaahjus. Nii ja need tõrvakändused on praegu siin näha, need on sellest ajast, ma usun, need on 75 aastat vanad.